Ilmselt ideaalsemat talve, kui sellel aastal välja mõelda talverõõmude nautimiseks, on ikkagi väga keeruline. Tuleb oma head ideed ja mõtted, mis mitme lörtsi aasta kiuste realiseeritud ei saanud ära teha. Mustamäe nina osas nähti, et nemad tahaks teha kõigi rõõmuks lumelinna. Nii see ka Kadaka staadionil täna valmis sai. Lund on ju sellel aastal nii palju ja seda tuleb ometi ära kasutada. Ja väga hästi tulid inimesed kaasa, et meil tegelikult ongi see lumelinna ehitus selles mõttes võib-olla natukene teistsugune kui võib-olla siin Tallinnas mujal, et meil oli kaasatud nii kogukond kui Mustamäe koolid kui ka skulptor. Nii et veidi teistmoodi. Kus te selle lume saite siit maja tahelt? Siit samas platsi pealt, sellepärast, et me peame ju staadionit hooldama. Siit see lumi on kõik siit meie enda staadionit kokku lükatud. Saan aru, et lapsed ise said siin ka ikkagi kaasa teha ja lüüa, sest et ilusad skulptuurid siin valmis teha, et kui palju neid huvilisi oli siis, kui palju koole tuli appi siin? Tegelikult meil oli 5 Mustamäe kooli, kes siis abiks olid, nii et 6. klassidest kuni abiturientideni välja, kõik olid ehitamas. Et meeldis neile siis? No siin ma vaatan, et meeldib hirmsasti. Ja osasid lapsi me nägimegi siin nädala keskel, aga täna oli ka täitsa uusi, keda me veel sel nädalal näinud ei ole, kõik lõid oma käed hea meelega külge. Linn ise ei pretendeeri kindlasti kunstisöödöövrite nimistusse, aga mida selliselt lumelinnalt, kus oluline on see, et rõõmu pakkuda ikka tahta. Oluline ongi tegemise rõõm, seda just nii, et igaüks saaks käe külge panna. Ma ei tea, kas ta filmis või mitte. Siin nad tegelikult pöördusid, et ma aitaksin oma tehniliste oskustega ja aitaksin välja mõelda, mida teha, kuidas teha, et seda saaks nagu kogukonnaga koos teha seda asja. Et ma tegelikult hea meelega kasutasin neid kogemusi ja teadmisi. Siin on päris sellised ikkagi väga keerulised taiesed mõned, et siin ei ole. Mulle küll tundub, et olete ikka väga pingutanud. Ei ole väga keerulised, et tegelikult lumest ja ka jääst saab teha päriselt väga keerulisi, väga komplitseeritud asju. Aga see ei ole see koht siin, pigem oli see eesmärk teha lihtsamalt ja panna ta praktiliselt tööle nagu liumäena. Mis tänamusel talvel veel võimalik, siis neid asju ei tohiks edasi lükata. Läheme proovime ka mäelibedust. No nii, soovitan siis igal ühel... Oi! Sellel talvel proovige ise kodus lumelinna ehitada, päris lõbus on. Meil on ju see aasta päris talv, ongi lund, head mitu nädalat ju lubab külma. Muidugi võiks ära kasutada, muidugi. Et lund on palju ja ega siin ei olegi. Igaüks võiks ju ise proovida. Siinkohal üleskutse erinevatele kogukondadele, meisterdagem siis lumest midagi enda ja teiste rõõmuks.